Ja tervist! Eetris on Sünaps. Mina olen Tervisemuuseumi külastusjuht Kent Joosep. Ja sel korral on teemaks meil tätoveerimine, tätoveerimiskultuur ja keskendume täna siis ka Eesti ajaloole, Eesti kultuurile. Ja seda teemat minuga koos aitab avada Riho Paramanov, kes on kirjutanud ka raamatu nimega Väike tätoveerimiskultuuri teejuht. Tere, Riho! Tere! Millal tätoveerimine meie maale üldse jõudis? On sellest meil infot? Eks infot on vähe, võiks olla rohkem, aga nii palju kui on, siis võiks selle ajajärgu asetada 19. sajandi lõppu. Ja siin saab nüüd vaadata erinevaid punkte, millal tegi esimene eestlane tätoveeringu, millal hakati ajalehtedes rääkima tätoveerimisest, millal jõudis esimene tätoveeritud inimene Eesti alale, et me nii täpselt ei oska öelda, aga ma mõtlen, et võib-olla alustuseks võiks siis mainida niisugust huvitavat fakti, et 1894. aastal astus Eestis üles La Belle Irene ehk siis ilus Irene. See oli üks juudi päritolu naine, kes elas Ameerikas, aga sellel ajajärgul tegutses ta Euroopas mõne aasta, peagi läks ta Ameerikasse tagasi, aga siin Euroopas oldud aja vältel siis leidis ta võimaluse põigata korra Eestist läbi. Ja minu andmetel ta astus üles nii Tartus kui Tallinnas ja ma arvan, et see on nüüd nagu esimene niisugune suur samm niisuguse tätoveerimiskultuuri avanemisel või jõudmisel Eesti alale. No tätoveerimisega seoses on väga palju rõhku pannud ka ju tähendustele, erinevatele hinnangutele selle raames. Kas on teada neist varasematest kirjeldustest, et kuidas siis tätoveeringutesse suhtuti? Ma arvan, et see suhtumine on ambivalentne. Selles mõttes, et me näeme, et on inimesed, kes sellega tegelevad, nad käivad vaatamas, ka neid nii nimetatud tsirkusartiste, kelleks oli ka see eelmainitud daam. Just nimelt ta astuski üles sellise, neid nimetati tätoveeritud leidideks ja nad olid läänes väga populaarsed niisugused artistid, kes liikusid linnast linna ja siis demonstreerisid oma tätoveeringu. Et Eesti alal võib-olla niisugust fenomeeni väga laialdaselt ei esinenud, aga ka hilisemal ajal, nüüd kui inimesed hakkavad ennast ikkagi rohkem tätoveerima, siin pean ma silmas 20. sajandi esimest poolt, eriti Eesti Vabariigi ajajärku, et neid inimesi on ja see näitab, et selles tätoveerimises pidi olema midagi nende jaoks. Kes need inimesed on? Nagu igal pool mujal läänemaailmas, ennekõike eks ole madrused, aga ka igasugused kurjategijad, aga ei pea olema tingimata ütleme niisugused marginaalsed tegelased, et võivad olla ka täiesti inimesed, kes selle pildi läbi tahavad väljendada näiteks oma ametit, näiteks lihunik, eks ole, et tätoveerib näiteks siis mingisuguse looma pealuu või midagi sarnast, aga üldiselt ikkagi oli see suhtumine väga, väga halvustav, et see tätoveerimiskultuur, et ta oli ikkagi eestlasele täiesti võõras. Seda ei mõistetud, seda vaadati kui niisugust kurioosumit, arusaamatut fenomeeni. See pilk oli valdavalt nagu negatiivselt rüütatud. Aga samas ka see eksootika, kui nüüd mõelda selline lihtne inimene, et kus ta üldse tätoveeringutest võis kuulda, kuskilt kirjandusest, lugusid, et kui sa ikkagi nägid kellegi pilti, mingit pilti kellegi nahal, oli vist omajagu põnev ka paljudele. Kindlasti see eksootiline element tätoveerimiskultuuris, see on väga oluline. Aga üldiselt ma arvan, et isegi 20. 30. aastatel, kui tätoveeringud laiemalt levisid, siis ikkagi väga harva oli neid juhtumeid, kus läksid tänavale ja nägid tätoveeritud inimest. See võis juhtuda rannas või siis mõne sadama lähedal, et ikkagi ka need piirkonnad, kus on tätoveeritud inimesi ja kus neid ei ole, et siin on mingisugused erinevused, et peamiselt see ikkagi seostub meremeestega, seal kus oli meremehi, seal võis ka tätoveeringuid näha, aga niimoodi, et neid tänaval paljastati või et mingisugused kehaosad, mida riided ei kata, oleksid tätoveeritud, et seda oli ikkagi väga harva.
ja mida see tähendab, tähendabki seda, et tätoveerimine siis jõuab inimeste teadvusesse ennekõike ikkagi kirjasõna vahendusel. Ja muidugi ajalehed, eriti sellised sensatsioonihimulised ajalehed, et nendes räägitakse tätoveerimisest siiski päris palju. Ja mõnikord muidugi ka natukene vildakalt, et näiteks olen lugenud artikleid, kus väidetakse, et nüüd see tätoveerimistrend on jõudnud Eestisse, need on siis sellised suvised ajalehed ja nüüd inimesed ikkagi massiliselt tätoveerivad ennast ja rannad on tätoveeritud inimesi täis, et see kindlasti ei vasta tõele. Et seda olukorda natuke paremini mõista, siis võib-olla mõne sõnaga peaks peatuma ka taustal. Ja see taust on selline, et tätoveerimine jõuab Euroopasse pärast James Cooki Vaikse ookeani reise 18. sajandi teisel poolel. Aga tegelikult Euroopas tunti tätoveerimist juba varem ka ja see on siis peamiselt niisuguste usuliste retkede Pühale maale raames, ehk siis tätoveerisid ennast kristlased, need, kes sooritasid siis selle Pühamaa retke. Aga see oli niisugune marginaalne nähtus, aga igatahes see on oluline sellepärast, et oli mingisugune stabiilsus või regulaarsus, tähendab, ei tulnud see komme tühjalt kohalt. Ja siis korjasid selle praktika üles madrused ja tõepoolest juba 18. sajandil suured sadamalinnad, et seal ikkagi see tätoveerimiskultuur päris jõudsalt edeneb. Ja nüüd juhtub selline kummaline asi, et 18. sajandil vaimustuvad tätoveerimisest Briti aristokraadid ja see levib just niisugustes elitaarsetes ringkondades, valitsusringkondades on tõesti inimesed, kes näiteks Jaapani avanemise järel sõidavad Orienti ja siis lasevad ennast Jaapanis tätoveerida. Sel ajal peeti Jaapani tätoveerijaid kõige paremateks ja on terve nimekiri kuulsusi ja igasuguseid keisreid, valitsejaid, kuningaid, kes on tätoveeritud. Ja siis enne 19. sajandi algust tõesti võib öelda, et ennekõike just Suurbritannias tekib niisugune vaimustus tätoveerimise vastu. Ja sellest vaimustusest tegelikult Eestis ollakse teadlikud, sellest kirjutatakse ajalehtedes. Et miks ma sellest räägin? Et see ei tähenda seda, et eestlane, kes on loomult ikkagi niisugune hästi ratsionaalne ja praktiline ja ei lähe uuendustega väga kergelt kaasa, ta on tegelikult teadlik sellest, et see tätoveerimise niisugune taustsüsteem, siin on palju rohkem värve. Ja teine asi on see, et on ju ikkagi mingisugune isiklik kogemus ka, et see nüüd läheb sellele eelräägitule kõrvale või vastu ja see on nimelt see, et Vene riigis, kust me tuleme, et seal ju sundmärgistati vange. Nii et ühelt poolt siis on teadmine sellest, et tätoveerimine võib sümboliseerida ka midagi ihaldusväärset või atraktiivset, aga teisest küljest ta on alati seotud ka millegi raske, tumeda, peale surutuga. Et siin tekib nüüd niisugune keeruline tähenduste süsteem ja kuidas täpselt keegi selle tähenduse enda jaoks lahti mõtestab, et siin ongi nagu väga palju niisugust individuaalset ruumi, indiviidist kõik oleneb. Vaatame võib-olla ajaloos ka erinevaid perioode, et võtaks need samad 20. või meie vabariigi algusaastad näiteks see periood, näiteks mida tätoveeriti, kuidas üldse tätoveeriti? Aga siin võiks siis alustada võib-olla veel ühest faktist, mis puudutab tätoveerimisvarustust. Ja nimelt on ju olukord selline, et heakene küll, 18. sajandil Läänes, Ameerikas tätoveeritakse sadamalinnades, meremeeste hulgast võrsuvad niisugused tätoveerimismeistrid, kes hakkavad inimestele raha eest tegema tätoveeringuid. Aga probleem on selles, et see tätoveerimismaastik erineb oluliselt niisugusest tätoveerimismaastikust, nagu me tunneme seda täna. Ja nüüd me jõuamegi välja selleni, et puudub näiteks kas või niisugune kohandatud tööriist nende pildide tegemiseks. Tätoveerimismasin patenteeritakse Ameerikas juba 19. sajandi lõpukümnendil, seda kasutatakse tegelikult juba natuke varem, aga ta laiemalt hakkab ikkagi levima 20. sajandi algul.
noh, ta levib küll, aga ega ta siia Eestisse ei jõua. Et siin ikkagi käib kõik nii, nagu sisuliselt nägi see välja hõimurahvaste juures, kes tegelesid tätoveerimisega enne, kui see tava levis meie kultuuriruumis Euroopas. Ja selleks siis ongi mingid niisugused teravad asjad, meil siis näiteks teravad nõelad, mis siis kastetakse värvainesse, siin on jällegi variatiivsus, sellepärast et jällegi ei ole ju ka spetsiaalset tätoveerimisvärvi nagu tänapäeval, inimesed peavad üles näitama leidlikkust ja see kõik on väga, väga vaevaline, sest otse loomulikult puuduvad ka tätoveerimiskoolid. Mitte ükski meister ei ole tegelikult valmis õpetama teist inimest tätoveerijaks, sest see tähendab kohe seda, et ta kasvatab endale konkurenti ja seda kõik väldivad. Ja see on niisugune huvitav fenomen, sest see tendents tegelikult ilmneb üsna selgelt ka näiteks nõukogude ajal, isegi 90ndate Eestis, et ei taheta õpetada teisi inimesi, sellepärast et see kohe tähendab, et keegi tuleb sinu tööväljale ja vähendab võimalust teenida leiba. Aga inimesed ikkagi tegelevad sellega ja tegelevad siis tõepoolest hästi algeliselt. Leiavad mingisuguse nõela ja torgivad sellega siis värvi naha alla. Aga siin on ka võimalusi, et sa võid võtta näiteks mitu nõela, siduda need kokku ja siis saad nagu mingisuguse ala kiiremini katta. Aga üldiselt on ikkagi see asi väga algeline, need meistrid, kui neid üldse niimoodi saab nimetada, sest tegelikult Eesti alal päris niisuguseid õigeid tätoveerimismeistreid ei tekigi. Et see nende töö kvaliteet on ikkagi, ma ütleksin, tohutult kehv ja üldiselt need pildid ka väga kiiresti kaotavad oma kvaliteedi. Millist värvainet kasutati? Siin on nüüd mitmeid võimalusi, kõik sõltub sellest, kes sa oled, kus sa liigud, mis sulle kätte satub. Ja ma arvan, et üldiselt see printsiip kehtib 1990. aastateni, sest ka Nõukogude Liidus üldiselt ikkagi sellist professionaalset tätoveerimisvarustust ei olnud. Tätoveeriti vanglates, kus olid eriti kehvad võimalused leida midagi, mida kasutada tindina, rääkimata siis tööriistadest. Aga kui me räägime varasemast ajaloost, siis ikkagi tuš oli näiteks levinud, igasugused värvained, millega sai siis püsivalt miskit värvida ja siin tõesti ei mõeldud sellistele asjadele nagu hügieen või see, millist mõju võib see värv avaldada tervisele. Ma ütleksin et peamiselt oli see ikkagi tuš, see oli suhteliselt kergesti kättesaadav, aga kui sul ei olnud seda ja sul oli seda pilti vaja, siis ma ei tea, mõnikord kasutati näiteks ka sütt või tõesti, et mida see fantaasia siis ette andis. Ja kuna kasutati tuši, siis enamasti need pildid, nad ei ole niisugust tooni nagu täna, vaid sellised sinakad, kuigi tegelikult ka punast värvi esines, aga üldiselt olid ikkagi kõik need pildid sinised, väga kiiresti kaotasid nad siis oma niisuguse erksuse ja vajusid laiali, see tuleb nüüd juba ka töömeetoditest. Ühes ajalehe artiklis näiteks kirjutataksegi, et sellised tõeliselt esteetilised tätoveeringud, et neid me kohtame ainult Jaapanis. Ja siis muidugi Jaapanis tehti ka värvilisi tätoveeringuid, et see meie Eesti tätoveeringute tase tegelikult ikkagi ka ajalehes kirjutati, et see ei ole väärtuslik, aga ega see inimesi tagasi hoidnud. Kas me teame ka, mida tätoveeriti, kas olid mingisugused sellised trendid olemas, mis liikusid? Võtame jälle selle 20. sajandi alguse, esimesed kümnendid. Kindlasti on trendid olemas, on läänes trendid olemas, on Eestis trendid olemas, nad päriselt kokku ei saa, aga mingisugune ühisosa on. Aga nüüd siin peab siis tegema mõne eristuse, et kes tätoveerivad. Ja on mingisugused selged kategooriad, suured grupid, kus tätoveerimine justkui allub mingile teatud loogikale. Üks grupp on siis vangid, kurjategijad, kas siis kuskil karistusasutuses või hilisemal ajal teevad pilte, mis siis võivad olla kurjategijate ringkonnas tähenduslikud, aga sel ajal ei pruugi. See tähenduslikkus
millest hästi palju räägitakse just näiteks Vene tätoveeringute näitel, et see tuleb tegelikult ikkagi pärast sõda, pärast teist maailmasõda. Ja siis muidugi madruse tätoveeringud, mis on ju tänase päevani küllaltki selgelt, kui just mitte reglementeeritud, aga siis ütleme mingite motiivide poolest korrastatud, meremeestel olulised sümbolid, pääsukesed, lendavad pääsukesed, ankrud, purjelaevad, kõik, mis seostub mere, mis seostub laevadega, mis seostub meremeestega. Ja siis muidugi tuleb juba sel ajal sisse väga tugevalt ütleme siis igatsus mingite väärtuste järele, mis merel on kättesaamatud, on need siis sellised poolalasti kaunid daamid või mingid muud asjad, mis seostuvad koduga, maismaaga, mingid sellised väärtused, aga üldiselt on need pildid ikkagi hästi lihtsad ja mis on oluline, et nad on alati üksikpildid. Võib olla niimoodi, et pool kehast on näiteks kaetud, aga ta on kaetud siis nagu üksikpiltidega. Et see on nüüd väga erinev tänasest päevast, kus tõesti tehakse tervikpilte, et katta näiteks üks suur kehaosa, näiteks selg või siis kogu ülakeha, eks ole, et see motiiv nagu kuidagi moodustab terviku ja täpselt sama asi, mis sel ajal juba oli Jaapanis levinud ja mis oli levinud, eks ole, hõimudel, terviklikud tätoveeringud. Meil seda ei ole, need on enamasti väikesed tätoveeringud, suuri tätoveeringuid esineb, aga pigem nii harva, sest see juba nõuab ka teatavat niisugust meisterlikkust, nõuab pühendumist, kui selle tätoveeringu eest tuleb maksta, siis on ta tõenäoliselt ka rahaliselt kallim. Et see on pigem ikkagi harv vaatepilt, kui inimesel on näiteks üle rinna suur kotkas või miskit sellist. Väga levinud on näiteks ka mingisugused aastaarvud, kas siis sünniaasta, kindlasti nimed, kaaslaste nimed, siin näiteks mehe puhul pean siis silmas, eks ole, naisi, kellega ta on elus kokku puutunud, oma enda nimed, monogrammid, kindlasti siis, nagu enne juttu oli, kõik viited ametile, grupile. Raamatus on juttu ühest inimesest, kes laseb enda kehale tätoveerida sõna sport, sellepärast et ta on sportlane ja ta teeb ühe spordiseltsi ja tal on väga oluline just jäädvustada nagu seda oma seost selle spordiga. Et seda tähenduslikkust, see on kindlasti teema, mida oleks huvitav analüüsida, aga meil ei ole nagu väga niisugust terviklikku ülevaadet sellest, millised need tätoveeringud olid. Me teame, millest on räägitud seoses vangidega ja meremeestega, aga see variatiivsus on tegelikult palju suurem, et oleks väga hea, kui näiteks saaksime vaadata läbi mingisuguse hulga pilte ja siis teha analüüsi, et nii palju on siis neid teemasid, nii palju on teisi teemasid, et need võimalused meil tegelikult puuduvad. Aga jah, ERMi arhiivis või ütleme siis selle arhiivi põhjal, ma lihtsalt mainin ära, see on huvitav, on tehtud niisugused tervishoiulised ehk siis tervishoiualased kirjeldused, kus siis analüüsitakse erinevate Eesti piirkondade inimeste tervis, sealhulgas välimust ja need on ühed olulisemad allikas, sest seal tõesti vaadatakse ka tätoveeringuid ja sealt tulebki välja, eks ole, et sisemaal on tätoveeringuid vähe ja kohe, kui nad jõuavad nüüd sellistesse piirkondadesse, kus on sadamaid, kus liiguvad meremehed, siis tulevad need tätoveeringu teemad sisse ja seal nad näitavad ära, kuhu neid tätoveeringuid on tehtud ja muud sellised asjad. Selles raamatus minu jaoks vähemalt oli võib-olla kõige põnevam üks lühike peatükk, mis keskendus tätoveeringutele näiteks Siberi vangilaagrites või kuidas neid püüti seal varjata või kuidas need üldse välja tulid. Ma pean silmas just seda okupatsioonide lainet meil siin Eestis. Ja see on nüüd tõeliselt keeruline küsimus, sellepärast, et näiteks sakslased ju relva SS-is näiteks tätoveerisid sõjamehi vastu nende tahtmist. Ja selle mõte oli siis see, et kui inimesed satuvad lahingusse või saavad haavata ja neil on vaja vereülekanne teha, et siis on vaja see info nagu kiiresti kätte saada. Et kui inimene on meelemärkuseta, siis sa ei tea, milline on ta veregrupp. Ja siis tõesti tätoveeriti käele
noh, niisugune küllaltki väike veregrupp ja sellist veregruppi siis tõesti esines ka Eesti meestel ja nüüd, kui see olukord siis muutus, nad üritasid sellest tätoveeringust vabaneda. See võis korda minna, see oli muidugi koletult valus, andis väga ebaesteetilise tulemuse ja võis olla ka aru saada, et seal oli olnud see tätoveering. Aga seda tuli igal juhul varjata, sellepärast, et selle põhjal oli siis võimalik mehi liigitada, saada aru, kes oli siis natsidega nii-öelda koostööd teinud, kuigi see on kõik väga, väga keeruline ja subjektiivne, eks ole, nagu me ajaloost teame. Aga tõesti, ajaloos on tegelikult alati olnud nii, et tätoveerimisega käib kaasas siis nende kaotamise ja varjamise ajalugu. Ja kõrvale põik korras, et täpselt samamoodi on ju Eesti Vabariigi ajal, kui hakata mõtlema, et kurjategijad oli kindlasti üks niisugune kandev kiht, kandev grupp, kes tätoveeringuid tegi, aga neil tekkis ju see probleem, et tätoveeringud olid väga heaks tööriistaks ka politsei jaoks. Politsei tegelikult registreeris tätoveeringuid ja nende abil siis saadi aru, milline kurjategija oli siis ühe või teise teoga hakkama saadud. Ja väga palju ongi ka ajalehtedes teateid sellest, et nüüd toimus kuritegu ja seal siis see kuriteo sooritaja, et ta oli tätoveeritud, et need on kõik niisugused kindlad tundemärgid. Esialgu kurjategijad ei saanud sellest aru, kui oluline on varjata oma tätoveeringut, aga hiljem nad said aru ja siis nad olid hädas. Ja nüüd siis ütleme vangilaagris küüditatutega on asi võib-olla natuke teistmoodi, sest seal võib-olla ei soovitagi oma tätoveeringuid varjata ja kui palju üldse on neid eestlasi, kellel on tätoveeringuid. Et seal on teine probleem, et seal on see, et nüüd niisugused tõelised kurjategijad, kellega ühist ruumi jagati, olid tätoveeritud. Ja igasugustest platnoidest ja muudest kahtlastest tüüpidest taheti ju hoiduda, taheti märkida erinevust nende vahel. Ja kui sa nüüd tegid sellise platnoi tätoveeringu, siis sa mingis mõttes muutusid nende sarnaseks ja kindlasti oli mingisuguseid teemasid, mida üldse ei oleks tohtinudki tätoveerida. Et see vangilaagri ja vangla tätoveeringute maailm Nõukogude Venemaal ja Nõukogude Liidus, et see on üks hästi keeruline ja huvitav peatükk. Ja ta on huvitav just selle poolest, et need Vene vangla tätoveeringud on tegelikult ühed kõige tähenduslikumad tätoveeringud üldse. Et seal on tõesti detailideni paigas, kuidas tätoveeritakse, mida tätoveeritakse ja nii edasi. Aga üldiselt ikkagi sellised mõistlikud, korralikud eestlased, kes olid nüüd saatuse keerdkäikude tõttu sattunud Siberisse, et nemad tätoveerimisega ei tegelenud. Et seal raamatus on kirjeldatud, kuidas Siberis tätoveeritakse, et see on ka kõik väga algeline, eks ole, aga see värvaine, mida saadi, et sellega sai näiteks, naised said näiteks teha niisugust algelist kosmeetikat, et seda ei pruugitud kasutada tätoveerimiseks, aga loomulikult, kuna Siberis olid olemas inimesed, kes tätoveerisid ja oli olemas ka mehi, kellele tundus see huvitav, et siis muidugi oli selliseid figuure, kes lasid endale tätoveeringu teha, aga üldiselt ikkagi, mis puudutab nüüd küüditamist, et siis ikkagi kuskil Siberi külas tegelikult ka palja ülakehaga ringi ei käidud, nii et üldiselt need võimalused tätoveeringu nägemiseks, et need olid pigem napid. Haaran siin sõnasabast kinni, pisut oli juttu tätoveeringute eemaldamisest ka, et milliseid meetodeid siis on kasutatud, on see põletamine, kraapimine, armistamine, midagi veel? Vaat see on nüüd huvitav ja oluline teema, sellepärast, et nagu juba jutuks tuli, siis tõesti tätoveerimise ajalugu põhimõtteliselt alguses saati on käinud käsikäes tätoveeringute eemaldamise ajalooga. Aga mitte täiel määral, selles mõttes, et kõik, mis puudutab hõimutätoveeringuid, allub hoopis teistsugusele loogikale. Hõimutätoveeringu, mis sageli seostuvad initsiatsiooni ehk siirderiitustega ehk mingisuguste isikliku elu etappide märkimisega, isikliku arenguga,
et need tätoveeringud toimivad hoopis teistmoodi, neil on hoopis teistsugune funktsionaalsus, hoopis teistsugune tähenduslikkus. Et seal tätoveeringuid ei eemaldata, et seal kirjutatakse pigem peatükk juurde, sellepärast et üldiselt need tätoveeringud ju annavad edasi inimese loo ajas ja siis see lugu täieneb. Aga niisugune tätoveeringute eemaldamine, no just nimelt, et see tuleb sisse siis, kui hakatakse näiteks tätoveeringut sunniviisiliselt tegema ka sõjas alistatutele, vangidele, mingitele muudele nii-öelda ohvri staatuses inimestele, ühesõnaga vägivaldne tätoveerimine. No kui sa oled vang, kellel on tätoveeritud laubale näiteks märk sellest, et sa oled põgenenud, siis ei ole vist väga kerge sellise märgiga elada, et sa ikkagi mõtled, kuidas sellest lahti saada, aga sellest ei ole võimalik lahti saada. Et päris esimene toimiv meetod tuleb ikkagi 20. sajandi teisel poolel ja pigem ikkagi lõpupoole 80-ndatest, siis kui võetakse kasutusele laserid tätoveeringute eemaldamiseks, et vot see on nagu tõhus viis. Aga kõik varasemad viisid, mille ajalugu on tõesti tohutult pikk, ulatudes juba Rooma aega näiteks, et need on kas siis sellised mehaanilised, väga, väga valusad, väga robustsed, et tõesti nahka nii-öelda hööveldatakse või lõigatakse välja, eks ole, loodetakse, et kasvab tagasi, kohutavad armid on selle tulemuseks. Ja täpselt samasuguseid meetode kasutatakse 20-ndatel, 30-ndatel, kui inimene on valmis seda tegema, kui ta kannatab seda valu, seda vaeva. Paljud muidugi ei kannata. Ja siis loomulikult 20-ndatel, 30-ndatel tulevad esile sellised inimesed, kes siis nagu leiutavad uusi meetode, tavaliselt on need väga peenelt sõnastatud, küll kasutatakse seal elektrit ja külma ja igasuguseid muid vahendeid ja neist on kasu, nad aitavad seda tätoveeringut muuta tuhmimaks, võib-olla on see võimalik isegi üle teha, kuigi sellist cover-up tätoveerimist tol ajal siiski nagu ei tunta nii, nagu me täna seda tunneme, et see on üks levinumaid tätoveerimisvorme üldse, kattetätoveeringud. Aga ütleme, et see pilt siiski ei ole võib-olla nii äratuntav ja see on juba nagu suur edasiminek, kui inimene väga oma tätoveeringut kahetseb. Aga üldiselt ikkagi head viisi ei ole ja on tegelikult isikuid, kes lasevad kergekäeliselt endale teha tätoveeringu näiteks nooruses, olles mõjutatud sõpradest või millestki, mida nad on lugenud, kas või mingitest lääne eeskujudest ja hiljem on seda koledasti kahetsenud ja on siis näiteks ka inimesi, kes on arvanud, et tätoveering tuleb veega pestes maha, aga loomulikult ta ei tule. Ja tõesti sa võid seda pinda töödelda, hõõruda, kratsida, lihvida, liivapaberiga üle tõmmata, et aga juhtu ikkagi midagi, et tekib lihtsalt nahakahjustus. Ja miks on see nii? Just sellepärast, et sa saad maha võtta nahakihi, mida nimetatakse epidermiseks, eesti keeles on see marrasknahk, eks ole, see nahakiht, mis kogu aeg uueneb, aga tegelikult see tint paikneb sügavamal, see paikneb nii-öelda termises ja sealt teda ikkagi kätte nii lihtsalt ei saa, et selleks juba tõesti on vaja eemaldada suurem tükk nahast. Pakuks järgmise märksõna välja nõukogude periood, nõukogude okupatsioon, et pisut oli ka meil juttu jällegi, aga kas veel mingeid trende saab siin välja tuua? Ja nõukogude aeg on mingis mõttes nagu huvitav ja ta on huvitav selle poolest, et pärast sõda läänes, eriti Ameerikas, tätoveerimiskultuur väga jõuliselt hakkab arenema, räägitakse tätoveerimisrenessanssist ja tätoveerimine läheb massidesse, kuigi esialgu ta tegelikult päris pikka aega siiski seostub niisuguste marginaalsete gruppidega. Igasugused mootorratturid, vangid, jällegi madrused, kahtlased figuurid, kahtlased ühiskonnakihid. Aga ta läheb massidesse ja tätoveerimist teadustatakse ja tulevad uued meetodid, tulevad uued tööriistad, tase tõuseb.
aga see kõik ei jõua Nõukogude Liitu, et Nõukogude Liidu tätoveerimine tehnilises mõttes on ikkagi väga algeline, täpselt samasugune, nagu ta oli 20. 30. aastatel. Muidugi hakatakse mikromootoritest tegema algelisi tätoveerimismasinaid ja nii edasi, kui on sellised teadmised olemas, see ei ole keeruline, aga jätkub ka selline täiesti arhailine nõelaga toksimine. Oluline ongi nüüd see, et me ei lähe kaasa nende trendidega, mis vabas maailmas aset leiavad. Ja nüüd siis sellel ajajärgul ikkagi väga tugevalt inimeste teadvuses tekib seos, tätoveerimist hakatakse iseloomustama või seostama just vangide ja madrustega 2 gruppi. Võib-olla siis nõukaaja lõpus tuleb veel midagi juurde, näiteks punkareid hakatakse seostama tätoveeringutega, aga üldiselt ikkagi see seostub kuritegeliku maailmaga. Ja niisugune normaalne, mõistlik Nõukogude Liidu kodanik ei taha ennast selliste inimestega, kes on tätoveeritud, siduda. Et tätoveeringutesse suhtutakse ikkagi kohutavalt halvasti, et midagi on selle inimesega valesti, et sa näed tänaval tätoveeringut, tänaval sa võib-olla ei näe, aga kus võid näha jällegi mererannas, eks ole, nõukaajal nüüd väga oluline teema, saunad, avalikud saunad, et seal võid näha. Kui sa sellist inimest näed, siis sa nagu instinktiivselt astud temast eemale, lähed järgmisesse ruumi. Et see kohe paneb nagu mingisuguse häirekella põlema. Ja ega see ei ole üllatav ka sellepärast, et need tätoveeringud, nad on võib-olla tõepoolest erakordselt tähenduslikud lääne mõtlemissüsteemi, ütleme meie niisuguses kultuuriruumis, aga nad on esteetiliselt ikkagi inetud ja ei ole ühtegi põhjust, miks inimene peaks sellise inetuse oma nahale tegema. Et need on ikkagi mingid kindlad olud, kindlad põhjused, miks seda tehakse ja muidugi hakatakse sõjaväes ka tegema. Et sõjaväes on tätoveeringute tase veel kehvem kui vanglas, sest vanglas on kindlad isikud, kes on seda juba teinud, kes teavad, mida nad teevad. Sõjaväes on tavaliselt inimesed ikkagi nagu liiguvad, eks ole. Need, kes hakkasid tegema, lähevad ära, tulevad uued, hakkavad jälle tegema, et kogu aeg peab uuesti õppima. Et seal ei ole see tase nii hea. Aga üldiselt võtab suhtumise tätoveeringusse kokku see 77. aasta film Karikakkar, just nimelt Karikakkar, jah. Kus siis on tõesti selline poiss, Eesti poiss Margus, kes saab tuttavaks mustlastega ja siis mustlased tätoveerivad ja ta laseb endale ka tätoveerida linnu. Et vaat see on see kuulus stseen, eks ole, Arvo Kukumägi on Margus, seda on hästi palju tsiteeritud, et ta läheb isa juurde, kes muide on hästi range politseinik ja ütleb, et nii, et ma lasin endale linnu teha ja siis see isa saab kole pahaseks ja ütleb poisile, et jah, et nüüd ongi kõik läbi, et sellest ei saa enne lahti, kui kirstugaas su pea kohal kinni lüüakse. Ja vot see on väga huvitav film, ma ei tea nüüd, kuivõrd oluline ta tol hetkel oli, ütleme Eesti kultuuriruumis, aga see võtab väga hästi kokku selle, milline oli inimeste suhtumine tätoveerimisse. Ja ta oligi täpselt selline nagu Margus isa, selle politseiniku suhtumine, et midagi on juba rikutud, et seda enam tagasi ei saa. Et nahk on raisus. Nahk on raisus, just. Tätoveerimissalongid, võib-olla ka tänapäeval hea ju meenutada, on ikkagi oluliselt hilisemad, et 90-ndatesse nad meile jäävad, et kui nüüd meenutada või tuua näiteid ka sellest perioodist juba nüüd iseseisvunud Eestist, mis on juhtunud meie tätoveerimiskultuuriga? Ma alustuseks lihtsalt mainin, et vaat see tätoveerimispoekaste teema, et see on ka selles mõttes huvitav, et 20. sajandi algul tõesti sadamalinnades Ameerikas, Euroopas, Saksamaal, igal pool sadamates vähemalt üks niisugune tattoo shop, eks ole, tätoveerimispoekene on olemas. Eestisse nad ei jõua, Eestis tätoveeritakse kas siis mingites kõrtsides või looduses või kus iganes.
aga puuduvad nüüd niisugused spetsialiseerunud kohad. Ja see on väga suur probleem, sellepärast et see tähendab kohe ka ohtu, ütleme siis tervisele, puudulikud hügieeninõuded ja nii edasi. Aga igatahes see tätoveerimisstuudio kui selline, et see on tegelikult juba pikem nähtus, et selle ajalugu ulatub tõesti tegelikult juba 19. sajandisse otsapidi. Aga Eestis need esimesed stuudiod siis tekivad tõesti 90-ndatel ja 90-ndad ongi väga tormiline ajajärg, sellepärast et nüüd ikkagi siis mingisugune kramp kaob ära, sisuliselt toimib samamoodi ju kõikides niisugustes ühiskondlikes ja kultuurilistes valdkondades, kui Nõukogude Liit laguneb. Ja loomulikult nüüd siis noored leiavad, et selline tätoveering, et see on nüüd suurepärane viis, kuidas oma isikut mingil eripärasel viisil teostada. See on nagu osa sellisest individualisatsiooni protsessist, ma tahaksin öelda. Ja loomulikult siin on oluline, et me kohe puutume kokku nende lääne eeskujudega, terve hulk staare juba pärast suurt sõda Euroopas ja Ameerikas tegid tätoveeringuid, Sean Connery ja kõik sellised inimesed, kes kohe pärast sõda alustasid sellega, aga 80-ndatel, 90-ndatel, neid staare, kellel ei ole tätoveeringuid, neid on võib-olla isegi vähem kui neid, kellel see on, ja loomulikult see väga tugevalt nagu ikkagi noorsoole mõjub ja noored inimesed tõesti tahavad teha tätoveeringut. Aga tätoveerimine sellises spetsiaalses stuudios, mida esialgu on väga vähe, 2-3 tükki, eks ole, on kallis. Ja siis tehakse ikkagi niisuguseid kehvi tätoveeringuid, ikkagi ka, kas siis pidude järel, korterites, mingites meelelahutusasutustes ja nende kvaliteet sageli ei ole hea, puuduvad teadmised, puuduvad oskused, tööriistad on ikka veel sellised kehvad, sest professionaalne varustus, et seda saab ju tegelikult ainult läänest tellida, see on tõesti kallis, et seda saavad lubada ikkagi ainult need, kes tahavad sellega professionaalselt raha teenida. Aga oluline on see, et ikkagi huvi tõuseb ja tehakse neid tätoveeringuid ja tehakse halvasti ja hiljem siis hakatakse neid halbu tätoveeringuid massiliselt üle tegema, et siis jõuab ka see nii-öelda cover-up ehk kattetätoveering jõuab Eestisse ja tõesti nullindatel väga suur osa ikkagi sellest tätoveerijate tööst kulubki nende obsöönsuste ületegemiseks. Üldiselt ikkagi esialgu suhtumine tätoveeringutesse on halb, vanemad, kes näevad, et nende laps sellisest asjast huvitub, püüavad teda kindlasti ümber veenda, aga nullindatel tuleb võib-olla nagu siis murrang, et siis hakkab tegelikult ka see suhtumine tätoveerimiskultuuri natuke paranema. Aga üldiselt see 90-ndate õhustik, et seal on tõesti sellist vabanemist ja otsitakse nüüd neid viise, kuidas siis teha midagi uuel viisil, mida varem ei ole olnud ja paljude jaoks ikkagi tätoveering väga hästi vastab nagu nendele vajadustele ja nõuetele. Me oleme rääkinud erinevatest perioodidest, et kas me saame rääkida ka erinevatest isikutest, kes tätoveerimise ajaloos meil esile tulevad? Ja see on nüüd hästi huvitav punkt, et kui ma seda tätoveerimise ajalugu uurisin, siis puhuti olin ma üsna häiritud, sest tavaliselt on ju niimoodi, et kui mingisugune uuendus levib, et siis on inimesed, kes selle uuenduse maale toovad, nii-öelda pioneerid, inimesed, kes viivad selle, ütleme, mingisugusele kõrgele tasandile esimest korda, et me saame ajalugu kirjutada läbi inimeste. Aga tätoveerimisega on nüüd teistmoodi, sellised inimesed peaaegu üldse puuduvad. Näiteks ma ei saa öelda, et on keegi isik X, kes on tätoveerimiskultuuri pioneer Eesti alal või Eesti Vabariigis või isegi Nõukogude ajal. Et see tätoveerimine on ikkagi niivõrd killustunud, niivõrd juhuslik ja sellest tulenevalt ei teki ka, ütleme, niisugust organisatoorset struktuuri. Ei teki mingisuguseid ühendusi, ei ole selliseid inspireerivaid eeskujusid, tuleb endal õppida, tuleb vaadata lääne poole,
aga seda on keeruline teha ka nõukogude ajal, sellepärast et info ei liigu, väga palju õpitakse üksikutest kätte juhtunud ajakirjadest, mida kolleegidega jagada ei taha, just sellepärast, et tahetakse need nipid ja trikid hoida enda teada, et siis üks selline ajakiri võib tegelikult olla ka tätoveeri jaoks väga suur väärtus. Ja esimesed niisugused suured ja olulised nimed, et need kerkivadki esile 90-ndatel. Ja esimest korda siis tõesti ütleme selliste stuudio loojate ja mingite uute võtete kasutusele võtjatena. Aga üldiselt siis on tõesti see hästi huvitav, et tätoveerimise ajalugu siin meie kultuuriruumis on väga raske kirjutada inimeste tasandil. Et need inimesed, kes selle kultuuriga seostuvad, et nad sellisel kujul puuduvad, nagu nad on olemas näiteks Ameerikas, kus on kümmekond niisugust tätoveerimise kultuuri suurkuju, keda kõik inimesed, keda see teema huvitab, tegelikult hästi teavad. Mul tuli siin majast ka üks küsimus muuseumist, üks kolleeg küsis, et kas meil on Eestis ka selliseid grupeeringuid, rühmitusi, ühendusi, kellel on mingisugune kindel oma tätoveering või on meil olnud. Et kui näiteks keegi juhuslik otsustab selle endale tätoveerida, siis see võib talle natukene ohtlikuks kujuneda, et saab ta heal juhul peksa, halval juhul hullemat. Jaa, see on hea küsimus. Ja ma tahaksin siinkohal võib-olla ühe täpsustuse ka teha. Et kui me nüüd rääkisime nõukogude ajast ja rääkisime 90-ndatest ehk sellest, mis juhtus pärast Eesti Vabariigi iseseisvumist, siis üks asi, mis tegelikult juba 80-ndatel kindlasti alguse saab, on tätoveeringute tähenduse vähenemine. Ehk siis kui me räägime sellest, et nõukogude ajal üldiselt ikkagi tätoveeringud kannavad mingisugust olulist tähendust, et üldiselt neid ikkagi ei tehta niisama. Siis 80-ndate lõpus hakkab see muutuma, et kui need lääne trendid maad võtavad, siis kaasneb sellega ka tätoveeringute kunstipärastumine, ehk siis tätoveeringutes hakatakse nägema niisugust iluatribuuti ja see tähendab seda, et see, et ta räägiks mingisuguse loo meist või kellestki teisest sellest, mis on meile oluline, et see kaotab oma endise tähenduse. Ja ma ütleksin, et 90-ndatel, et neid tähenduslikke tätoveeringuid, et neid on ikkagi väga, väga vähe. Et ma lihtsalt mainin seda sellepärast, et see on kindlasti üks olulisemaid punkte, mis iseloomustab 90-ndate tätoveerimiskultuuri. Et tätoveeringus hakatakse nägema mingit vahendit, millega siis keha täiustada, muuta keha ilusamaks. Ja see iseloomustab nüüd kogu seda ajajärku, mis järgneb. Ehk ka meie aega, et tätoveeringutel üldiselt ei pruugi olla mingisugust tähendust. Ja see on niisugune kummaline asi sellepärast, et ühes küljest on ühiskonnas inimesi, kes eeldavad, et võiks olla sellisel väga intiimsel ja isiklikul asjal tähendus. Teises küljest siis need noored inimesed, kes vaatavad Instagrami või TikToki ja näevad, et keegi oluline inimene, suunamudija on teinud endale mingisuguse ägeda pildi ja lahe oleks tegelikult midagi sellist ka enda kehal omada. Ja nad ei hakka mõtlema selle üle, et kas see räägib mingit nende lugu või kannab mingisugust tähendust, nad lähevad tätoveeri juurde, nad lasevad selle ära teha. Kui neile ei meeldi see, on neil alati võimalus kaotada pilt laseriga või siis teha üle või mingisugune kolmas viis. Aga selles mõttes jah, isegi kui mingisugune pilt kellegi jaoks võib tunduda tähenduslik, siis tegelikult kandja jaoks ei pruugi seal tähendust olla. Ja sellest võib tekkida niisuguseid väga kummalisi vastuolusid või keerulisi situatsioone, kus tõesti keegi võib lausa sattuda kannataja rolli selle tõttu, et lihtsalt pilti mõistetakse valesti. Aga loomulikult on mingisugused teemad, mingisugused motiivid, mida igal juhul tasuks vältida. Kuritegelikud, väga hierarhiseeritud ja reglementeeritud sisekorraga mootorratturite ühendused, mille puhul väga oluline on sümboolika ja neil on näiteks mingid oma sümbolid, mida tõesti ei ole mõtteks teha
kui sa ei kuulu nende ridadesse, noh, see võiks olla üks selline tüüpiline näide. Aga neid näiteid võib konstrueerida teisel tasapinnal. Näiteks kui keegi tunneb hästi tätoveerimiskultuuri ja orienteerub näiteks tätoveerimisstiilides, mida tänasel päeval on ju tõesti lõpmatul hulgal, ja ta näeb kedagi, kes on näiteks teinud teatavas stiilis tätoveeringu, mis tegelikult ei vasta selle stiili, eriti kui ta on ajalooline stiil, näiteks Jaapani stiil või siis näiteks kas või see niinimetatud Ameerika klassikaline tätoveering, mis vastab ikkagi ka teatud nõuetele, kuigi ta on juba selline täielikult läänelik stiil. Kui ta näeb, et selles stiilis on näiteks rakendatud mingisuguseid valesid elemente või on seal mingisugune muu ebaküla, siis ta võib kohe midagi otsustada selle inimese kohta. Kas või näiteks siis seda, et tõesti tema eeltöö, enne kui ta tätoveeringu sai, on ebaõnnestunud, ta ei ole uurinud seda asja nii edasi. Ja siit võib tekkida ka mingisuguseid selliseid sotsiaalseid nihkeid või pingeid. Ja loomulikult on ju terve hulk niisuguseid universaalseid sümboleid, mis kõikide inimeste jaoks üldiselt tähendavad üht ja seda sama, kuigi ajalooliselt võib nende sümbolite lugu varieeruda, ühel ajal on vaadatud seda niimoodi, teisel ajal naamoodi, aga ta on ikkagi saanud mingisuguse tähenduse, mis on justkui üldkehtiv ja universaalne. Näiteks haakrist, ei ole vist mõtet haakristi tätoveerida oma näole, kui ta sul kuskil rinnal või jala peal lasta siis olla, aga kui sa tuled sellega avalikkuse ette ja kui keegi sind ründab, siis oled ikkagi vist sina ise süüdi. Ja muidugi see võtab ka väga omapäraseid vorme. Näiteks võib juhtuda niimoodi, et keegi Eestis laseb ennast laialdaselt tätoveerida, muu hulgas laseb tätoveerida nägu, laseb tätoveerida sõrmed ja siis läheb ta näiteks tööle mingisse piirkonda maailma teises otsas, kus tegelikult tätoveeritud inimestele ei vaadata hea pilguga. Ja see võib kohe tähendada seda, et näiteks ta kaotab ligipääsu mingitele teatud teenustele või teatud väärtustele või lausa inimeste lugupidamisele. Ja see ei ole üldse mingisugune ekstreemne näide, see võib juhtuda näiteks ka Jaapanis. Jaapanis on väga pikk tätoveerimise ajalugu, aga tegelikult jaapanlased vaatavad tätoveeritud inimestele, eriti need, kes on tätoveerid lasknud kehaosasid, mis on avalikult nähtavad, võivad vaadata väga halva pilguga. Nii et kõiki selliseid asju kindlasti tuleks silmas pidada, kui lähed tätoveerija juurde. Hakkame vaikselt seda juttu ka kokku tõmbama. Üks küsimus, mis veel meil tuli, puudutab ka seadusandlust, et kuidas on Eestis määratletud tätoveeringute tegemine, et kas meil on paigas, kes seda võib teha, kellele võib teha, räägime vanusest näiteks? Tegelikult on see olnud eriti võib-olla eelmisel kümnendil päris suur probleem. Ja see on probleem sellepärast, et tõepoolest meil on seadusandlus, aga see ei ole kuigi põhjalik, kuigi haarav selles mõttes, et kõik need, kes selle tätoveerimisega siis nüüd tegelevad või kokku puutuvad, et neid kuidagi oleks võimalik kontrollida. Ja meil Eestis on olukord selles mõttes veel eriti kehv, et meil puuduvad tegelikult tätoveerimisühendused. Et seda, mida riik ei tee, võiksid tegelikult teha tätoveerimisühendused ja olen ka ise kutsunud tätoveerijaid midagi sellist tegema, aga millegipärast ei ole see hästi õnnestunud. Ju siis tätoveerijad ei näe selle järele vajadust. Aga milles see probleem seisneb? Ja probleem seisnebki nimelt selles, et kui tätoveerimine nüüd tõeliselt massiliseks läks ja saadi üle nendest vanadest nõukogudeaegsetest mõttekrampidest, siis paljud inimesed, paljud noored nägid, et see on selline ala, millega annab ka raha teenida. Ja ühesõnaga, turule tuli väga palju niisuguseid nokitsejaid, kellel tegelikult ei olnud ikkagi piisavalt teadmisi, ei olnud piisavalt oskusi ja kes võisid näiteks tätoveerida oma kodus. Et loomulikult seadus näeb ette, mis tuleb teha siis, kui sa tahad teha näiteks tätoveerimisstuudio. Aga see tähendab kohe seda, et sul on teatud kulud ja sa pead mingisuguste asjadega tegelema, palju lihtsam on seda teha oma kodus. Ja isegi tänasel päeval tegelikult, ma arvan, et julgelt ikkagi 40–50% tätoveeringutest tegelikult tehakse väljaspool stuudiot.
et see tendents ilmselt on muutumas, sellepärast et noh, neid stuudioid on lihtsalt niivõrd palju ja inimeste elatustase on tõusnud, et nad saavad endale lubada tätoveerimist noh, hea meistri juures. Aga ega sellest ei kao ära need, kes näevad, et ka neil on võimalik siit nagu oma võtta. Ja seda tegevust on riigil nagu väga raske reguleerida. Ja noh, üleüldiselt ka tegelikult professionaalsete stuudiote tasandil on teatud asju väga raske reguleerida. Näiteks seda, milliseid tätoveerimisvärve kasutatakse. Et stuudiotes ei korraldata ju üldiselt ikkagi noh, mingisuguseid ülevaatusi, et nii, siin on teil need asjad ja siin on nood asjad, et kas need nüüd vastavad nõuetele. Ja väga paljudes Euroopa riikides on samamoodi, me ei tea näiteks, millist tätoveerimisvärvi tätoveerijad kasutavad. Ja see võib olla väga suur probleem, sellepärast et noh, tätoveerimisvärvi võib igalt poolt osta, võib osta Hiinast, võib osta Ameerikast, on teada mingisugused margid, mis on nagu väga hea tasemega ja garanteerivad selle, et su tätoveering on noh, hügieeniliselt ja meditsiiniliselt kõrgetasemeline. Aga kui sa ostad mingid odavad värvid ja seadmed Hiinast, siis mitte mingisugust garantiid ei ole. Ja võt selliseid asju me ei saa reguleerida. Aga üldiselt ikkagi noh, reegel on see, et tätoveeritakse vanemad kui 18-aastased isikud ja üldiselt ikkagi hea tätoveerija alati sellest reeglist hoiab kinni. Tõsi, siin on olnud selliseid momente, kus mõni noorem persoon on väga tahtnud tätoveeringut ja siis vanemate loaga on see talle ka tehtud, aga ma arvan, et need on ikkagi väga noh, haruldaseks jäänud need juhtumid, et ikkagi tasub oodata, kuni oled saanud täisealiseks. Aga teine asi, mida võiks siinkohal veel mainida, on see, et nüüd ikkagi Euroopa Liit noh, on hakanud mingisuguseid asju väga rangelt reglementeerima ja nüüd lähiaastad toovadki terve hulga noh, igasuguseid uuendusi, mis päris oluliselt võivad muuta tätoveerijate tööd ja ilmselt see siis viib lõpuks ka selleni, et noh, ei ole võimalik tegelikult kasutada ka mingisuguseid juhuslikke värve, et on hakatud reglementeerima juba ka seda, milliseid värve võib kasutada ja nii edasi. Et niisugused keelud, käsud on terendamas ja noh, ei saa öelda, et need kõik väga ratsionaalsed oleksid, et nendega kaasneb ka terve hulk probleeme, mis ennekõike siis mõjutavad tätoveerimismeistreid, aga noh, võib-olla see nüüd tavainimest, kes tahab teha oma 2 või 3 tätoveeringut, nii väga ei puuduta. Kas on midagi teada ka võimalikest tuleviku arengutest tätoveerimise vallas? Mingid tehnoloogiad, mis on arenduses näiteks? Vaat see on nüüd üks huvitav teema, sellepärast, et meie elame imelikul ajajärgul. Meie elame sellisel ajajärgul, kus muutused kuidagi kontsentreeritul kujul ilmnevad, nad ilmnevad komplektis, muutub mingisugune asi, see toob kaasa muutused ka külgnäevates sfäärides. Ja noh, sellises olukorras ei ole võimalik, et see ülimalt vana arhailine, inimesele niivõrd omane mingisuguse rohujuure tasandil olev praktika, nagu seda tätoveerimine on, jääks muutusteta. Ja need muutused on tegelikult õhus, nad on tegelikult juba kohal. Ja see on muidugi noh, küllalt niisugune kompleksne teema, et neid kõiki ei jõua siin kaardistada, aga mõnda asja võiks mainida. Ja noh, näiteks üks asi ongi kohe see, et mis on meie ajale väga populaarne, igasugused start-upid, ettevõtted, mis loovad äppe, mis saavutavad tohutult suure tähelepanu. Ja näiteks tõesti luuakse tänasel päeval äppe, mis võimaldavad sul noh, siis juba kuidagi selle tätoveeringu idee, selle äpi vahendusel nahale panna, nii et sa siis ei pea isegi mitte võib-olla tätoveerijaga konsulteerima. Ja need asjad mingis mõttes võivad ju tunduda ägedad, sest see vähendab noh, ütleme siis ajakulu nii tätoveerija kui kliendi seisukohalt, sa võtad selle äpi lahti, sa valid sealt välja just sulle sobiva tätoveeringu, sa näed juba, kuidas see sinu nahale asetub, sa lähed ja teed selle kiiresti ära, aga samas kaasnevad sellega ka väga suured puudujäägid ja kaasnevadki just nimelt sel tasandil, millest me alustasime, mainides seda, et see tätoveerimine on üks iidne tava ja ta ei ole lihtsalt tavaline praktika, et me teeme kuidagi oma keha paremaks, teeme kuidagi ilusamaks, räägime mingisugust lugu, et siia juurde kuulub ju veel terve hulk asju.
kui me räägime näiteks hõimutätoveeringutest, kus tätoveeringud tähendavad inimese sellist transformatsiooni elukaare ulatuses, siis siia juurde käib ju kogu see ühiskondlik niisugune korraldatus, seal on mingisugused meistrid, kes seda asja teevad, nad teevad seda teatud tingimustel, nad teevad seda teatud ajal, nad ei tee juhuslikke tätoveeringuid ja ka hilisemal ajal on ju alati olnud oluline see suhtlus tätoveerimismeistri ja kliendi vahel. Näiteks kui me tahame teha klassikalist Jaapani tätoveeringut, mida nimetatakse horimonoks, siis ei ole üldse mõeldav, et me läheme meistri juurde ja ütleme, et siin on meil idee ja tee see nüüd ära. Sa saad meistriga kokku, sa arutad temaga, meister teeb selgeks, kes sa inimesena oled ja mida ta üldse saab sulle teha. See on väga pikk protsess ja nüüd see kõik läheb kaotsi ja see tähendab seda, et tätoveerimine tegelikult võib muutuda hingetuks, ta muutub niisuguseks automatiseeritud tegevuseks ja see tähendab seda, et tema niisugused lähted või selline tuumelement, mis annab talle väga olulise mõõtme, võib kaotsi minna ja ta võib igal juhul kaotsi minna, sest me võime siit edasi vaadata, me näeme, et tehnika areneb. Et näiteks tänasel päeval juba on võimalik tätoveerida masinaga, on võimalik tätoveerida niimoodi, et tegelikult see inimene, kes seda masinat juhib või selle tätoveeringu teeb, ei pea olema isegi samas ruumis, on olemas nüüd juba tõesti sellised tehnoloogiad, et masin teeb selle nii-öelda kaugjuhtimise teel ära, et seda on ju tegelikult väga lihtne ette kujutada, et on võib-olla isegi imelik, et alles nüüd on hakatud mingite selliste asjadega tegelema. Ja kolmas asi, mida ma tahaksin mainida, et ikkagi hästi palju muutusi just tehnoloogia vallas, ühest küljest palju moodsamad masinad, mis ei pea olema enam elektrivõrku ühendatud juhtmetega, mis ei värise ega põrise ega koorma su kätt, sa saad, isegi kui su käsi on väga nõrk, sa saad ikkagi teha oma pildi ära, et tal ei ole kaalu, ta ei vibreeri, et see kõik teeb tätoveerija töö lihtsamaks ja see on kindlasti positiivne. Aga mis ei ole enam nii positiivne, et näiteks värvid, et on igasugused ultraviolettvärvid, mis helendavad öösel ja mis tegelikult kujutavad tervisele väga suurt ohtu ja siis uued niisugused tehnoloogiad, mis võimaldavad teha ajutisi tätoveeringuid, näiteks tätoveering püsib 2 aastat, hakkab siis muutuma hajusamaks ja lõpuks kaob üldse ära ja siit niimoodi edasi, et terve hulk niisuguseid uuendusi, mis alles hakkavad kehtestuma ja mida nad kaasa toovad, seda on praegu vara öelda, aga igal juhul mingisugune muutus on kindlasti tätoveerimiskultuuri iseloomustamas ka tänasel päeval. Aga suur tänu jällegi ühte teemat avamast, silmaringi avardamast ja kellel nüüd tekkis huvi tätoveerimiskultuuri vastu, siis mina julgen soovitada küll, on leitav nii raamatupoodidest kui ka e-poest üks väga sisukas, väga kaunis raamat, nimega siis Väike tätoveerimiskultuuri teejuht ja selle autor Riho Paramanov oli meil täna siin stuudios. Aitäh sulle! Aitäh kutsumast! Selleks korraks kõik. Kuula ikka Synapsi uusi ja ka varasemaid osasid Tervisemuuseumi kodulehel ja levinumatel podcasti platvormidel Spotify, Google ja Apple Podcast näiteks. Ja muidugi, kui sul on mõtteid, millest või ka kellega Synapsis edaspidi rääkida, siis ole hea, kirjuta mulle julgelt aadressile kent@tervisemuuseum.ee või ka meie sotsiaalmeediasse. Kuulmiseni ja kohtumiseni Tervisemuuseumis!